suur rõõm on peale mõõkade tantsu rääkida Kalevipojast. Ma saan aru, et see on väga osavalt niimoodi siin kokku punutud, millest ma alles hiljem sain aru. Aga tõepoolest tahtsin öelda seda päris ausalt, et lingvistilist metsa lugeda ma arvan küll enam vaja ei ole, et võtame need kõik ette Kalevipoja. Ja et alustada päris algusest, siis tahaksin meelde tuletada, et kes me siis tegelikult oleme. Kalevipojaga on see huvitav lugu, et kui me kõik peame ennast natukene Kalevipojaks, ehk siis Eesti rahva ja Kalevipoja vahele võib ju tegelikult mõttelise võrdusmärgi täiesti tõmmata, siis huvitav on see, et isaliinis on meil nagu 2 korralikku vanemat, aga emaliinis on ainult 1. Ja see kindlasti teeb Eesti rahva kaunis eriliseks. Nii nagu paljudes vanades müütides taevased jumalad hakkasid ihaldama maiseid naisi, ehk siis eeposes on nende kohta kenasti öeldud närtsilikud neiud, ja sealt siis sündis vana Kalev koos oma vendadega. Ja ütleme, isaliin on selline üsna selge. Samas esimeses peatükis nüüd emaliini kohta me kõik teame, et kuidas karjatüdruk leiab siis Tanumalt tedremuna, kana ja varesepoja, võtab need kõik kaasa, viib koju. Sellest varesepojast väga pikalt juttu ei ole, et see visatakse kirstu taha ja temast saab orjatüdruk. Ja teder ja kana siis omavahel kombineeruvad nõndaviisi, et kana pannakse siis tedremuna hauduma. Ja see on üks selline huvitav moment, mida ma kunagi ei ole lõpuni nagu lahti mõtestanud, et kana haub ennast salmeks. Võtab see aega 3 kuud ja mõelge selle üle, et siin on midagi eestlaslikku, et kui sa 3 kuud ikka midagi teed, siis see lõpeb tõesti erakordselt suure sellise psüühilise ja füüsilise transformatsiooniga. Aga tedremunast saab siis linda, ja nõnda siis sünnib Kalevipoeg, ehk siis kõik see, mis siis meie sees olemas on. Ja kenasti siis kokku võetud on meis 3 sellist osa. 1 tuleb siis taevastest jumalatest, 1 tuleb siis lindudest, linnuriigist, ja osake on siis meist ka maistest naistest olemas. See on meie esiema, et tõesti näeb kena välja, tahaks suurelt ekraanilt ka ise vaadata. Et selline võimas lind, talvel ta ära ei rända, ühesõnaga kui on külm talv, siis tema poeb kuskile kuuse ja männi alla, sööb männiokkaid ja elab selle talve kenasti üle, nii nagu ka metsis. Et kahjuks me peame nüüd edasi minema. Ja teeme sellise mõttelise hüppe, et John Tolkien triloogia Sõrmuste isand, sellega on selline huvitav lugu, et väga võimalik, et seda poleks sündinud, kui Tolkien poleks üliõpilaspõlves hakanud tundma meeletut huvi Kalevala vastu. Ja võtame siit kohe järgmise pildi ette. Kui me vaatame seda ühte kuulsamat filmi, Võlur Gandalfi, ja paneme sinna juurde siis Vanemuise kuju, mis on täiesti ehtne, olemas Saare vallas siis Kalevipoja muinaspargis, siis siin sarnasusel isegi pole mõtet nagu peatuda, et see on täiesti hämmastav. Et ühesõnaga, et meil on oma mees Hollywoodis. Ja kuidas see nagu sündiski nõnda, et selle võluri prototüübiks oligi siis Tolkienil Väinamöinen, ja me teame, eks ole, kuidas see Väinamöinen siis Eestisse maale toodi Kristin Jaak Petersoni kaudu, ja ainult see väike fakt, et selline meeletu sarnasus on säilinud siiamaani, et lihtsalt üks väike vihje, et kui teil on suvel aega, siis Saare valda Kalevipoja muinasparki lihtsalt peab minema. Nüüd natukene sellist võib-olla tundmatut infot ka, et kus see Kalevipoeg siis üldse ikkagi meieni jõudis. Kõik me teame seda, et Kreutzwaldi panus on muidugi kõige suurem, aga August Annist on välja nuputanud sellise toreda valemi, mis siin näha on 10, 5, 3 ja 2, ja kui me need kõik kokku liidame, siis saame Kalevipoja peatükkide arvu, mida on siis kokku 20. Ja Annisti nägemuses siis 10 osa kuulub Kreutzwaldile, Fählmannile,
inkrimineeris siis August Annist 5 peatükki, nüüd 3 peatükki kuulub ühele balti sakslasele, Schulz-Bertramile. Tema oli see inimene, kes selle mõtte, et eestlased peavad ka eepose tegema, siis soomlaste juurest maale tõi. Ja August Annist 100 aastat hiljem paneb tähele ühte huvitavat fakti, et 1839, kui oli see kuulus õpetatud Eesti Seltsi koosolek, kus siis otsustati eepose loomine, siis Bertramil oli kaasas Kalevala soomekeelne versioon ja 100 aastat hiljem August Annist märkab, et need lehed on arhiivis lahti lõikamata. Nii et see teos oli klassika juba algusest peale, et 100 aasta jooksul mitte keegi seda teost ei lugenud, aga see ei takistanud muidugi selle põhjal teha eestlastele uus eepos. Ja see kõige väiksem mehike on kõige mõistatuslikum Kalevipoja looja, kellest ilmselt väga vähesed teavad, võib-olla peale Jaan Unduski ei tea sellest mehest keegi mitte midagi. Tema nimi on siis Johan Laagos ja tema oli siis Tarvastust Võrtsjärve äärest pärit maamõõtjaks õppinud talupoeg. Tema sünnitalu on üsna lähedal sellele paigale, kus pikka aega siis elas Nikolai Baturin. Ja tahakski õige kiiresti rääkida siis, mida see Johan Laagos meile on andnud. Tema siis saatis Kreutzwaldile 2 peatüki materjali. Esimene on siis 10. lugu, mis on Kikepera soo jagamise lugu. Mõnes mõttes on siin tegemist sellise mulgi eeposega. Kirjutas ta need lood üles siis maamõõtjana Tarvastu talupoegadelt ja see Kikepera soo, mille ümber see tegevus siis toimub, ei ole mitte Pärnumaal asuv suur Kikepera raba, vaid Helme ja Taagepera vahel asuv Ikepera soo või Ikepera raba. Kahtemoodi on siis teda kutsuma hakatud. Ja see on siis 10. ütleme sellise peatüki nagu põhiline tegevuspaik. Palju on seal Tarvastu selliseid nimesid, Mustapalli jõgi ja üks väga kena moment, mis sealt välja tuleb, selline allasurutud viha lätlaste vastu. Et mul ei ole aega sellel peatuda, aga kes selle läbi loeb, siis saab teada või vähemalt usub, et tõepoolest tegemist on siis mulgi eeposega. Et see ilus punane ringike on siis see piirkond, mida siis Johan Laagos oma lugudest siis õpetatud Eesti Seltsi saatis. Nüüd kõige hullem lugu Kalevipojast või kõige hullem peatükk, mis on siis 16. lugu, mis on see kuulus reis maailma otsa. Kui Kreutzwald seda esimest korda nägi, siis ta ütles, et tegemist on narri eeposega, et seda me küll ei saa nüüd eestlaste eepost nagu rikkuma panna, aga siis mõned kuud järgi mõeldes võttis ta sellise seisukoha, et ilma selle 16. peatükita pole Kalevipojaga absoluutselt see, mis ta olema peab, ja kaitses teda siis õpetatud Eesti Seltsis nii-öelda ihu ja hingega. Nüüd, siin on nüüd see huvitav lugu, et sõna lennuk on tõenäoliselt Laagose välja mõeldud termin. Nii et kui me mõtleme selle peale, et aeg-ajalt lähme lennujaama ja sõidame Euroopasse, siis kõik käib nagu Laagose plaani järgi. Üks huvitav moment meenub veel, kuna ta oli maamõõtja, siis näiteks Põhjaka mõisa plaan on tehtud Johan Laagose poolt. Ja kui me väikse rabamatka ka teeme, siis me saame aru, et kõik nagu toimub sellise Laagose plaani järgi. Aga mis on sellise asja, võtan esialgu järgmise slaidi ette, asja maasikas on see, et Johan Laagos elu lõpus läks sisuliselt hulluks. Ja ajades nüüd arhiivist tema jälgi, leidsin sellise huvitava fakti, et elu lõpuaastatel Johan Laagos hakkas kõigepealt ennast pidama Kalevipojaks ja seejärel kirjutas oma nime taha doktor kosmaatika, mis tänapäevases mõistes võiks siis tähendada sellist universumi direktorit. Ja mõeldes nüüd selle kandi pealt, kuidas me siin Eestis, eks ole, nende lennukitega Euroopa vahet käime, siis see on lausa hämmastav.
Huvitav on võib-olla veel see, et Kreutzwald seda materjali, mis ta saadab Euroopasse, tegelikult ta laenab Johan Laagoselt nii Peterburi Teaduste Akadeemiasse kui ka Jakob Grimmile, kui siis ka Lönnroti kirjavahetuses, kus ta räägib siis eestlaste ussisõnadest, et need on kõik siis saadetud Laagose poolt, et seesama mõistatuslik Johan Laagos on siis selline inimene, kes tegelikult eesti kirjandust nagu esimesena hakkab nagu Euroopasse eksportima. Nõndaks, on üks väga tore mees ka, kuna mulkidest oli juttu, kes oli metsavend, varjas ennast valepassiga peale sõda ja 1947. aastal ta ikkagi nabiti kinni ja saadeti Inta vangilaagrisse Komimaale. Ja oma mälestustes on ta ise rääkinud, et nendes rasketes oludes ennast nagu elus hoida, tuli tal selline mõte, et hakkas koostama Kalevipoja sõnastikku. Mingit erialast haridust tal ei olnud, aga selle 5 aasta jooksul, mis ta vangilaagris oli, koostas ta siis käsitsi enne arvutiaja saabumist, eks ole, sellise põhjaliku sõnastikku, kirjutades välja kõik sõnad, mis lehekülgedel need esinevad, palju neid on ja nõnda edasi. Ja kui ta vangilaagrist vabanes, siis otsis ta üles Paul Ariste, neil oli parajasti just käimas Kalevipoja tekstikriitilise väljaande koostamine ja kui see Enno Piir siis olevat selle oma vangilaagris tehtud elutöö Paul Aristele laua peale pannud, siis legend räägib, et selle peale Ariste olevat vandunud kõikides tuntud ja tundmatutes soome-ugri keeltes, kuna ta teadis väga palju keeli, siis ta vandus väga pikalt. Aga selle väljaande toimetamine pandi seisma, oodati veel 2 aastat, kuni see saab trükikõlbulikuks ja aastal siis 1963 teises väljaandes on see Enno Piiri elutöö täiesti olemas. Alumisel pildil on Jämejala psühhiaatria haigla, et Enno Piiri viimased 25 aastat möödus seal tööravi instruktorina. See on lihtsalt toodud seepärast, et me mõtleks jälle Johan Laagose peale, et kes siis meie Kalevipoja on meisterdanud. Johan Laagosele kuulub ka selline väike vihje Vana Kalevi tarkuse raamatust ja selle jälgi on nüüd ajanud üks Eesti kuulsamaid folkloriste Felix Oinas ja tema sellist uurimistööd usaldades siis Vana Kalevi tarkuse raamatu prototüübiks on 7. Moosese raamat, mis oli Eestis küllalt levinud legend. See asus endises ülikooli raamatukogus, mis asub siis Toomemäe Varemetel või Varemetes ja võib siis öelda, et see Vana Kalevi tarkuse raamatu lugu on päris kenasti lokaliseeritav ka geograafiliselt, kus ta siis asus. Väga pikalt meil ei ole aega siin nagu peatuda, aga tahan jõuda nagu sinna, et Kalevipoeg on selles mõttes selline paradoksaalne teos, et mõnes mõttes suurem nagu või väiksem sisaldab suuremat, et Kalevipoeg sisaldab ka piiblit. Ja võtsin huvi pärast siis ette selle teksti mahu ja kui võrrelda nüüd piibli ja Kalevipoja sõnade arvu, siis tuleb kenasti välja selline vanapaganlik arv, umbes suhe 1:13, ja kui uskuda neid folkloriste, et meie Kalevipoja prototüüp on ikkagi olnud selline ehtne Lõuna-Eesti vanapagan, siis kindlasti ma arvan, et see suhe seda absoluutselt kinnitab. On üks veel väga põnev moment, kui võrrelda piibli ja Kalevipoja nüüd taimede, loomade ja seente ja kõikide eluvormide arvu, siis piiblis on seda tööd tehtud vist rohkem kui 100 aastat, neid on täpselt 260, Kalevipoja kohta pidin ma siis nad ise kõik kokku lugema ja sain selliseks arvuks 135. Nii et kummalisel kombel selline suhe nagu 1:13 kuidagi ei kehti, et mõeldes selle peale, millist tohutut sellist ajaperioodi haarab, eks ole, piibel ja geograafilist ruumi, siis sellisesse väiksesse Kalevipoega on surutud tohutu hulk sellist nagu rohelist eluslooduse materjali, et mõnes mõttes peale rahvuseepose, ma ütleks, on eestlastel olemas ka selline tõeline looduseepos.
ja kui keegi tahab järgi kontrollida, siis võib võtta sellesama Enno Piiri vangilaagris tehtud sõnastiku järgi endale ette ja hakata näpuga järge ajama. Ja noh, näiteks Luik, Haug ja Vähk on siin kenasti nagu olemas, Kalevipoja tegelased, ja kõiki teisi ma siis jätan teile kodus avastamiseks. Nüüd noh, taimedest me hetkel ei räägi, seente puhul tunnistan üles, et ma panin sinna ka pärmi, kuna seesama Vana-Kalevi tarkuseraamat sai ära antud siis, kui Kalevipoeg kahjuks oli natukene viinauimas või vabandust küll õlleuimas, aga pärm on kindlasti ka Kalevipojas oluline tegelane. Ja see slaid, ma loodan ka, räägib nagu iseenda eest, et kui me alustasime nagu juttu sellest, et Eesti rahvas võrdub Kalevipojaga, siis noh, mõnes mõttes on mul alati olnud selline tunne, et me peaksime ka sellised psüühilised häired omavahel ära jagama, et igale ühele jääks natukene. Nüüd võttes aluseks siis rahvusvahelise psüühiliste ja käitumishäirite klassifikatsiooni, kirjutasin ma mõned diagnoosid välja, siis noh, ma arvan, et see loetelu ei ole täielik, aga see nagu viitab väga kenasti sellele, et selline noh, Kalevipoeg on säilinud oma ehtsal kujul, et selline vana loodushiid on tõepoolest selline väga konfliktne, selline triksteri-laadne tüüp ja on temas nii head kui halba, aga nagu hea uudis on see, et tänapäeva psühholoogid on ka jõudnud sellisele teadmisele, et mida loovam inimene, seda rohkem on tal isiksushäireid. Nii et tänu taevale, et meil selline Kalevipoeg on. Ja kokkuvõte, see raamatu pilt on siin lihtsalt seepärast, et see ei mahtunud eelmisele lehele ära, neid diagnoose oli liiga palju, siis võime öelda, et ma just unustasin ütlemata, et tegelikult Kalevipoja välimus on suuresti ka laenatud Vanemuiselt, ehk siis Väinamõiselt, ehk siis mehelt Väina jõe äärest või siis Taugava äärest. Ja meil on siis oma mees Hollywoodis, kui me mõtleme Tolkieni peale. Osa meie eeposest kirjutas Universumi direktor. Vana testament on Kalevipoja üks peatükke. Kalevala kohta võib öelda seda, et folkloristid on leidnud, et suur osa Kalevala lauludest on tegelikult sündinud Eestis, vadjalased viisid nad Karjalasse ja lõpuks siis nad jõudsid ka Lönnroti nii-öelda vaatevälja, nii et noh, tegelikult on asi teistpidi, et Kalevala on ikkagi oluliselt selline väiksem teos kui Kalevipoeg ja mõeldes siis kõige selle peale, kui palju loomi, linde meil Kalevipojas on, siis noh, minu arvates on tegemist sellise tõeliselt fantastilise küttide korilaste eeposega, noh õieti mingit süseed ei ole, inimesed toimetavad midagi, teevad midagi, aga noh, kütid ja korilased täpselt nii ka toimetasid. Nii et sellest ma tahtsingi rääkida, aitäh!